Kas sa oled kunagi märganud, kuidas sinu armastav tähelepanu muudab teised inimesed, asjad, olukorrad, keskkonnad palju ilusamaks? See on nagu hästi huvitav. Minu meelest näeb seda kõige paremini siis, kui sa oled näiteks elanud koos kellegiga ja siis selle inimesega lahku läinud. Ja siis kohanud sedasama inimest võib-olla mingi aasta või 2 aasta pärast ja siis nagu imestanud, et oot, aga nagu ma mäletan teda hoopis teistsugusena, et kuidagi on nagu, ma ei tea, natuke nagu ära närtsinud või ära hääbunud või mis sinuga juhtunud on. Noh, osade inimestega juhtub nii, teised võib-olla jälle omakorda puhkevad õide, on ju, oleneb, mis keskkonnast tuled. Aga ma tahan sul natuke rääkida sellest armastavast tähelepanust. Et kuidas me väga tihti kanname just nimelt selle enda armastuse ja hoole üle teisele inimesele. Ja seeläbi muudame ta nagu erakordselt vitaalseks, säravaks, suuremaks kui elu. Ja me teeme seda samamoodi ka oma igasuguste ettevõtmiste, tegevuste, asjadega. Ja nii kui me selle armastava tähelepanu sealt ära võtame, siis tegelikult see miski muutub tuhmiks. Nüüd tegelikult seesama asi toimub ka iseendaga. See juhtub meie endiga ka. Kui sa enam ei pööra seda armastavat tähelepanu iseendale ja see kõlab selles mõttes nagu hästi kummaliselt või nagu selliseks parajalt voodoo'na, aga tegelikult, kui sa seda vähegi proovid või natuke nagu mängid oma elu läbi, sa hakkad nägema neid seoseid. Et kui sa tegelikult pöörad just nimelt sellist hoolivat, hoolitsevat ja armastavat tähelepanu iseendale, oma kehale, oma kodule, sa puhked õida. Ja nii kui sa selle ära võtad või annad kellelegi teisele lootuses, et tema annab sulle sama vastu, sa hakkad vaikselt hääbuma ja närtsima. Nüüd, kui sa saad aru, kui võimas on see sinu tähelepanu, kui palju tegelikult saad sina ka selliseid hääbuvaid lilli ellu äratada, siis sa avastad, et sinu kätes on võimalikult ülimalt võimas tööriist. Pööra endale tähelepanu. Pööra endale tähelepanu esimesena ja olgu see tähelepanu armastav ja hooliv, mitte kritiseeriv, tänitav, õpetav, näägutav. Sinu vitaalsus, sinu sära, sinu eluenergia sõltub sellest, millist tähelepanu ja kui palju tähelepanu sa iseendale pöörad.